aga kingitused on mul personaalsed, et kaasaegne selline kutse kuhugi sünnipäevale, seal on tavaliselt kirjas, et ärge pakkimisega vaeva nähke, et kingitus võib mahtuda ka ümbrikusse. Mul on ka ümbrikud, aga siis daamidel on viisakas kinkida lilli, et ma võtsin siis ümbriku ja panin siia vahele lilled. Et need on astrid, ise peate peendra peale panema. Ja juurde on mul väga eksklusiivset Eesti veini, et kui te juhatuskoosolku teete näiteks kusagil nende juures, siis pakkuge prouadele. Ja tegelikult on mul neid 3 ja 3. ma mõtlesin Vaike Salvestet, kes võttis teid oma nii-öelda katusse alla või MTÜ katusse alla, et ühed lilled siis Vaikele koos ka juurde on napsu. Aga hakkame teist. Jah, lilled. Tere ka minu poolt kõigile saalis olijatele ja juhatusele. Ma mõtlesin siin ees, et viimast kõnet rääkis, et kuidas meie temaga kohtusime. Me olime kohtunud enne juba, kui minust maavanem sai mitu korda, aga ma mäletan oma teist tööpäeva. Ma tulin tööle maavalitsusse ja ilma juba sekretäri juures. Ja siis ta astus kabinetti ja ütles, et tee, mis sa tahad, aga see külade liitumine ja Virumaa lootus peavad jääma. Siis ta luges mulle täpselt lõunaajani, mida Marko oli teinud kõik selle jaoks, et see toimus. Siis ma küsisin, et me võime lõunale minna. Ta ütles jaa, aga me tuleme tagasi. Kui üks tulid nad Marega kahekesi, siis nad lugesid mulle, mida Urmas oli teinud kella 5. Siis ma ütlesin, et ärme nüüd ära lähe, et muidu võib pikalt minna, et lugege nüüd ette, mis mina pean tegema. Ja siis lugesime seda, see oli vist õhtu kella 11. See nimekiri sai väga pikk ja eks me oleme neid püüdnud tõsi vähenaaval viia, aga täide, aga sellepärast me olemegi nii mitmekesi, et me lihtsalt üksi ma ei suudaks seda teha, niisugused koormused on mulle õlgadele panid. Ja kui nüüd küsisime, et mis siis vaja oleks, et ega ei olekski midagi vaja, meil on kõik olemas, aga siin on üks karp, hakkaks siita võrra anda, mis on käed lahti, et saaks edasi toimetada. Et ma olen ka vahest õhtuti sinna läinud ja küsin, et nagu nad juba ütlesid kõnes, et on õhtuti seal, ma küsin, mis te teete. Ei, me oleks varem ära läinud, aga kohvimasin on nii vanad, kohv pole ära kiltud, et ma võtame värskelt kohvi. Et siis siin on teile kohvimasin, et te saate selle vana vahet liikuma ilusti õigele koju minna, et ei unusta ennast tööle. Mina ei tea, et meil pole tõesti midagi vaja, aga me võtame kõiki külalisi vastu ka ilma igasuguste kingitusteta. Kui ise välja ei mõtle, siis tuleb muidu. Ja pärast ütles, et ära ikka ilma tule. Ja siin on sõnadesse pandud inimesed, kes on aastatega kõrvutanud. Igaüks, kes aitab ja hoolib ja toetab, oma südant raashaaval laiali poetab, need killud ei kulu, ei kao jälletult ära, andmise rõõmus sünnib anda seest ära, selle valgel saab kasvada hingerikkus, mille tulema lihtne inimlikkus virveosiga. Täname väärika vanuse eest Lääne-Virumaa külaelu edendamisele ja soovime jätkuvat entusiasmi. Täname siin abi ja innustuse eest Virumaa lootuse asutajat. Jaanika unustas selle päris ära, et Jaanika tegi meile lootuse lille. Ja vaatame sitta, aga sellised potistid välja tuleks. Siin tuleb üks hüva. Ai, jah. Aga sinule ma annan meie pisikese Jaanile ütlese ise kosti, et siia nagu paar helistada. Mina sõidan bussi, aga ma arvan, et jalg seda on hea kosti viia.
Mati Ull. Ära mine ära. Paar sõna. Ja see Virumaa lootus ja pärast see suur kodukant on mulle päris palju andnud. On andnud seda, et minu väike küla, Ulliste küla sai ühel aastal vabariigi parimaks aastaküla. Ja seal on palju häid asju, aga on andnud sellise julguse kallistada. See on nimetatud kodukandi kallistuseks. Ja terve suve, kui ma kuskil ringi sõida või kuskil ma näen tuttavaid, häid tuttavaid, vähem tuttavaid, ma võin kallistada, mitte keegi pahaks ei pane. Ja Timoga oli meil veel üks selline nii-öelda väike probleemik, et tüdrukud kangesti tahtsid tema käest kõik õppida, kuidas hästi küla arenduskava kirjutada. Aga siis nad küsisid ka alati, et kuuled, et poist, et miks sa siis naist ei ole võtnud ja Timo, mis sa vastasid, mäletad või? Pole aega. Miks pole aega? Külaelu võttis kõik vähe. Sellepärast ma nüüd olen natukene külaelus ka taandanud, et nüüd on teiste asjade jaoks väga vähe. Minu see külaelu, nagu Mare ütles, ongi suurelt jaolt alguses saadik olnud väga tihedalt seotud Virumaa lootusega. Mul on täiesti selge, et meeles see päev, kui mind külavanemaks olid, siis ma olin vast 19, võib-olla 20, täpselt ei mäleta. Aga esimest korda, kui ma sain teada, et Lääne-Virumaal on veel külaliigutajaid ja mingi organisatsioon, siis oli see Jõgevamaal see 3 maakonna külade päev. Siis Mare tuli, võttis vaikselt siit külje pealt kinni, vedas mu kõrval ja ütles, et nüüd hakkab üks projekt, et kas sa tuleksid ka. Ma ei saanud aru, mis projekti tähendab alguses. Aga ega vastu ka poolt punnida, sellepärast kuulda oli, et kuskilt hakkavad mingid rahad liikuma. Ja rahvasid oli kindlasti vaja. Aga sain oma arengukava ilusti maha, eks algul oli kõvasti seletamist koha peal sellega, et mida me kohalikelt inimestelt nõuan või mida me siis teeme, kelle jaoks me seda teeme, et hakata ühele külale arengukava tegema. Ega ausalt öelda vaadati alguses vähe imelikult. Selles mõttes, et tuleb keegi ja oma küla inimene ja nüüd hakkab meie käest küsima, et mida me nüüd hakkame tegema. Me teame ju isegi, mida me teeme, aga tegelikult ei tea. Ja mõni ei tea tänast päevani, et mida me siis teeme ja mida me homme võiks teha. Et see oli nagu oluline asi, väga oluline projekt üldse Eesti külaelus. Et sellega pandi nagu üks väga, väga suur ja tugev nurgak. Võib-olla need, kes ei olnud sel hetkel selle, sest need nagu ei saagi aru. Aga ma arvan, kes selle projektiga seotud oli ja selle aasta läbi käisid, siis see kõik selgitas. Aitäh! Ja mul jääb kindlasti soovida seda, et neid värve, mis teis on endas, neid värve, mis on siin ümber selles ruumis, peaks olema Eesti külades palju rohkem, mitte ainult ruumides sees, vaid ka väljaspool. Värvid majadesse, õuedesse, katustele ja nii edasi, et see toob meie halli argipäeva rõõmu ja lootust ja kindlasti palju unistusi.